You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. Something was spoken. Will you let me in? You and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. Tere hommikust teile minu poolt või tegelikult võib öelda juba tere lõunat, pärastlõunat. Askeldasime siin natuke hommikul oma traditsioonilist toitmisrutiini, mis praegu ikka on väga crazy Demil. Kui kuulete siin linnulaulu, siis see on meie uneli, mingi white noise machine, mis sõbrannad mulle kinkisid ja Demi magab siin kõrval, nii et väike loodusretriit on meil siin. Mõtlesingi vaikselt mingit vlogiklippe teha, et kui ma ei jõua ühe päeva terviklikku vlogi, vaatame kuidas läheb, siis ma lihtsalt panen mitu päeva kokku jälle, aga lihtsalt, et mul endal oleks pärast ka midagi tagasi vaadata, et kindlasti mul on ka mõningad päevad, kus ma lihtsalt ei taha seda kaamerat nähagi, ma ei jõuaks mitte midagi teha, eriti selle toitmisgraafiku kõrval, see on nagu nii stressirohke. Aga kui on mingid paremad ööd, näiteks eile öö oli super, magasime mega hästi, nii et siis ma tunnengi, et okei, kui mul on energiat, siis ma filmin mingeid klippe meie elust, sest et Demi kindlasti kasvab nii kiiresti ja mul on siis pärast nagu endal ka tore tagasi vaadata, et mis see meie päevarutiin oli. Ja update siis selles osas, et põhimõtteliselt Demi kaotas kaalu on ju esimene öö haiglas, ehk siis kohe läks mingi hull toitmisrutiin peale. Alguses rinnaga, siis ta sai vahepeal lisatoitu ja siis me käisime imetamisnõustaja juures, kes siis mõõtis, et ta saab rinnast tegelikult suht palju, et lisatoidu jätsime ära, aga ma hakkasin juurde pumpama. Ja algselt oli see toidugraafik isegi 2 tunni tagant, iga 2 tunni tagant, mis on crazy, sest et see ei ole lihtsalt see, et siis on laps rinnal ja 2 tunni pärast uuesti ei. Ta on nii unine, sest ta on nii pisike, sa pead teda äratama, ehk siis sul läheb võib-olla 20 minti, pool tundi, et teda isegi äratada. Siis ta ei haaku võib-olla rinnale kohe, mul läheb ka vahepeal mingi 20 minutit üldse, et ta mingi lutsib seal ja mängib ringi, on ju. Et ta üldse hakkaks sööma, siis ta sööb mingi 20 minutit, siis ma veel nüüd pumpan otsa, mis võtab ka aega. Pumba valmispanek, pumpamine ise mingi 15-20 minutit, pumba pesu ja siis on see 2 tundi täis ja sa hakkad otsast, et see oli nagu crazy ja stressirohke. Siis see lükkus 2,5 tunni peale ja praegu on meil siis 3-tunnised ajaaknad, mis ka on nagu hullu. Eriti nendel päevadel, kui tal on rohkem jorrituju või näiteks nendel öödel, kui me üldse ei maga, mis on mingi üle 1 umbes, kus millegi pärast ta ei taha nagu väga uinuda, aga mulle on hakanud mingid rutiinid nagu natukene selgemaks saama, nii et ma loodan, et see muutub. Aga põhimõtteliselt praegu me elame selles mingi ärkad, mähkmed, tiss, pump. Uuesti ärkad, mähkmed, tiss, pump ja niimoodi mingi 3-tunnised ajaaknad, mina ja Sass oleme nagu mingid liinitöölised. Meie väike boss siis dikteerib kõike siin meie eludes praegu. Ja kui tundub, et see on mulle mingi ülilihtne, et ma olen siin mingi täna veits sätitud, käisin pesamas, pesin juuksed ära, üli easy, siis tegelikult see on ülistressirohke olnud ja harjumist vajav ja ma arvan, ma olen mingi mitmepäevane nüüd Demi on ta vist mingi 9-päevane. Ma arvan, ma olen mingi 3 päeval neist kindlasti nutnud täiega, sest et kuidagi kõik emotsioonid löövad nagu kokku mingitel päevadel. Kui ma esimest korda nutsin, siis ma ikka nutsin mingi hüsteeriliselt, sest et ma olin lihtsalt nii kuidagi mures ta pärast. Et need emotsioonid ei ole see, et mul on näiteks nagu raske või et ma ei tahaks temaga tegeleda, et mulle nagu hullult meeldib temaga tegeleda. Mulle meeldib neid mähkmeid vahetada, mulle meeldib talle rinda anda, mulle meeldib neid isegi pumbata, temaga juttu rääkida, et see on kõik nagu nii tore, sest ta tegelikult on veel hästi nagu rahulik laps. Ei ole neid mingeid hüsteerilisi nutmisi hetkel, ei ole veel neid gaasivalusid, mis ilmselt lõpuks hakkavad ennast ka võib-olla natukene nagu ärritama või tüütama, et praegu mul on täiega see, et ma nagu olen nii in love ja ma lihtsalt tahaks temaga aega veeta koos nagu kvaliteetaega, mitte ainult mingi pumprind, et nagu kogu aeg vaatad mingit kella. Ja siis too päev, kui ma esimest korda mingit aega murdusin ja nutsin, oligi mingi, ma ei tea, hästi imelik päev. Ta ei maganud üldse, samas temperatuur oli korras, mähkmed kõik olid nagu korras, et midagi ei viidanud, et oleks midagi pahasti. Aga miks nagu mingi, ma ei tea, 7-päevane laps ei maga üldse on ju ja ma hakkasin nagu nii hullult muretsema ja mul oligi see, et nagu me mingi pressime talle seda mingi piima rinnast, siis piimas süstlast, me äratame teda nagu, et siukseid mingi mõnusaid kulgemishetki üldse ei ole, mida ma tahaks. Mul on tast nagu kahju, nüüd ta on mingi uimane, vaatab mulle otsa, 2 päeva järjest oli seda muide ja isegi öösiti ta ka ei maganud, siis ma olingi siuke, et me ei maga päeval, me ei maga öösel, ma täiega muretsen su pärast, aga siis ma
hakkasingi aru saama, et okei, et tegelikult tal on vaja natukene rahulikumat keskkonda, et ma isegi praegu tegelikult mõtlen, et võib-olla ma ei peaks seda kõrval lobisema, kui ta magab. Eks ma siis õpin jooksvalt, kas talle sobib see või ei sobi. Igal juhul, et kuidagi algselt ta magaski ju kogu aeg, ta ongi nii pisike laps ja ma mõtlesin, ma ei pea mingeid eritingimusi talle seadma, et ta oligi meie kõrval diivanil, ta tudus, ma ei tea, ma tegin süüa, ta oli seal kuskil sassis üles, ta tudus, aga siis mingi päev mulle tunduski, et enam nagu ei piisa sellest või et võib-olla ta oli üle stimuleeritud või midagi ja ma üldse ei pannud pilti kokku, aga ma ise ilmselt olimegi hästi lärmakad ja siis ta ei jäänud magama, et nii väiksed beebid ei oska ise uinuda ja nüüd ma siis olengi hakanud seda unelit kasutama. Mul on see mingi white noise hüljes, mis sõbrannad mulle kinkisid, siis ikkagi tihtipeale teeme toa hämaraks, kui me tahame, et ta magaks. Meil käis nüüd üleeile kodus ka ämmakas, kes soovitaski, et aga tehke nii, et te teete päevasel ajal mingi 2 tundi 45 toitmisaknad, et ei ole 3-tunnised ja siis öösel te saate selle arvelt teha 2 toitmist ainult 3 asemel ja me tegime seda esimest korda eile ja andsimegi siis lihtsalt natuke suurema koguse lisapiima pumbast. Ehk siis Sass ärkas ühe korra ja mina ärkasin ühe korra, aga selle kõrval, et me ärkasime mingi aeg kogu aeg koos ja iga 2 tunni tagant öösel. See oli nagu meeletult hull ja magamatus ja väsimus ja pinged, et nüüd eilne ühe korra ainult ärgata ja oma musiga tegeleda ja siis sa saad notilt edasi magada ja Demi magas jumal ilusti. Mulle tundub, et see praegu toimib, aga väikeste lastega sul võib toimida üks asi üks päev ja teine päev ei toimi midagi, nii et eks näis. Igal juhul ma ei ole iga päev süke. Selles mõttes pesemine on minu jaoks non-negotiable, et nagu saab, mis saab, kui see tähendab, et Demi peab olema beebipjörnis 5 minutit ja nutab, siis ta nutab, et nagu pesemas ma käin alati, aga mingit, ma ei tea, kas või isegi natuke meiki või isegi juukseid pesta, et see on juba süke, et siis mul on vaja natuke unetunde ka. Nii et kui te olete ka oma väikse lapsega kodus ja teil on mingi hambad pesemata ja kell on 1 päeval ja te vaatate seda, siis ärge tundke ennast halvasti. Võib-olla ma olin eile süke, on ju, ja ma olen ka siin nutnud ja Sass on mind lõhutanud ja igast emotsiooni virvarrid on ikkagi uute inimestega meil siin kodus. Ehk siis adapteerume, aga üleüldine emotsioon, välja arvatud see nõme toitmisgraafik, on ikkagi see, et ma olen nagu nii armunud, ma tahan temaga kogu aeg tegeleda. Isegi nagu öösiti, kui ma ärkan, ma lihtsalt vaatan teda, et nagu jah, need nutu asjad nagu need tulevad ilmselt hormoonidest ka ja vahepeal oledki väsinud ja süke, aga nagu lihtsalt nii õnnelik ja nii väga armastan teda ja ta on lihtsalt kõige kallim mulle ja see on lihtsalt meeletu emotsioon. Nii et jah, nüüd ongi tegelikult meil siis 3. ajaaken, mingi tunni aja pärast ma annan talle uuesti süüa või tegelikult 2 isegi lausa 2 tunni pärast saab ta nüüd uuesti süüa. Tund aega tagasi sõime ja siis ma kiiresti sättisingi ennast valmis. Ja hommikul nägite, ma tegin lasanjet, et ma olengi siin üritanud, me vist 1 eine oleme võtnud sügavkülmast, et nii palju, kui mul vähegi on elujõudu ja soovi, siis ma ikkagi olen teinud värskelt. Ja üks päev tõesti oli see emotsioonide virvarr, ma olin nii väsinud, ma olin magamata, siis me võtsime sügavkülmast toitu ja see oli üliabiks, ehk siis me üritamegi jätta seda nagu emergency'ks. Ja ma juba tegin nagunii hommikul täna omletti, et siis ma mõtlesingi, et kuule, ma juba hakkin siin sibulat, et ma viskan selle lasanjaga käbe ahju sinu trennretseptist. Ülikerge ja nüüd meil on siis, mõtlesingi, et lõunaks me sööme mamma pannkooke, võib-olla mingi valgupudinguga või midagi, et ei pea iga eine olema mingisugune fancy kodutoit, aga et siis õhtuks on meil lasanja ja teine port siis homme lõunaks, et ikkagi natukene üritan mingit värsket süüa ka teha peale. Ja siis kell 2 ma toidan jälle Demi, me olemegi üldjuhul niimoodi teinud, et mina annan rinda ja siis Sass annab seda süstalt ja samal ajal kui Sass annab süstalt, ma pumpan siis peale imetamist ja seesama pumbatud piim jääb siis järgmiseks toidukorraks, ehk siis me ei pea seda soojendama, külma panema, sest me kohe paari tunni jooksul tarbime selle pumbatud piima ka ära nii-öelda, et see on aidanud kergendada, sest algselt me kohe panime kõik külma ja pidime iga kord soojendama, on ju, et me õpime, kuidas siin kiiremini asju teha ja kusjuures ülikergelt õpime. Need nagu rutiinid ja toitmisaknad lähevad meil palju kiiremini nüüd. Eile me käisime esimest korda vankriga jalutamas, nii et kui täna kõik hästi läheb, siis mõtlesime, et lähme täna uuesti siis jälle peale kella 2. Eile me katsetasime mingeid riideid, me ei teadnud, kui paksult me seda paneme, ehk siis me käisime mingi 20 minutit, ehk siis täna äkki julgeme juba mingi pool tundi, 40 minutit jalutada. See annab ka hästi sükest elujõudu minu arust juurde, sest et mina isiklikult, Sass käib mingi pakkide järgi poes, et tema on see meie nagu asjaajaja ja suhtleb välismaailmaga, toob asju juurde ja nii edasi, serveerib mulle süüa, kui vaja voodisse, aga mina olen olnud ikkagi suht siin 4 seina vahel nüüd juba, jookseb 2. nädal on ju, et siis see üks jalutuskäik juba eile oli mingi mõnus, värske. Aga jah, rääkides Sassi asjaajamistest, ta käiski meie valla beebipaki järel, vaatame, mis me saime. Tundub väga nunnu mingi beebitekk. Igal juhul jah, naudime beebimulli. Hakkame nüüd õue minema. Meil on, ma
Martalt saadud Breden Kids õuekombe. Panen selle. Praegu on üsna soojad ilmad õnneks. Me eile katsetasime ka ta paksust. Tavariided on seljas. Siis ma panen mütsi, kindad, viljased sokid, väike siuke kraed alla ja siis veel tekk on ka vankris. Siis eile vähemalt oli niimoodi okei. Ei olnud liiga palav. Arvanud ka näed ja kõik arvanud, kell on 5:36 juba. Põhimõtteliselt me oleme käinud nagu ikka, söötnud Demi, ise söönud, nüüd käisime jalutamas ja nüüd sööme õhtusööki seesama lasanja, mis ma hommikul tegin. Ongi hea selles mõttes nagu korraga kõik ära teha, kui on väike vaba moment. Mul ei oleks aega nende toitmiste vahepeal hakata veel ekstra süüa tegema köögis. Vankriga läks hästi. Korraks Demi hakkas jorrama, aga õnneks mitte päris nutma. Et saime vankriga natuke raputada ja jäi magama. Me olime mingi veits scary, kui ta kuskil kodust väga kaugel hakkaks nutma. Eks me siis saamegi kompida neid piire, et mis kellaaeg oleks hea minna, millal ta kõige sügavamalt magab, kui pikkasid tiire peaks alguses tegema ja nii edasi. Ja siis ajas saaks see rutiin nagu paika loksuda. Aga imetamise kohta ka veel see, mul on lihtsalt kõht kogu aeg nii tühi, et sass söödab mind, toob mulle eelneid üles puuviljad, lasanja, kokasiiro. See oli ka nii naljakas minu arust, nagu kui sa pole kunagi varem rase olnud või sünnitanud, siis mingi mõte sellest, et miks mul peaks mingit dissidest piima tulema, tundub nii imelik. Siis ma olingi seal haiglas on ju mingi esimesed 3-4 päeva ja mul väga ei tulnud. Midagi võib-olla mingi minimaalselt on ju, aga see ongi alguses nii, et mingi 4. või 5. päeval öeldakse, et hakkab tulema piim, siis ma mingi, miks mul peaks hakkama järsku tulema, kui mul praegu ei tule, on ju, üritasin seda mingit ternast piima saada, rinnast kätte midagi ei tulnud. Rinnad olid ülivalusad, nagu pole harjunud, et keegi seal mingi ripub sul rindade otsas on ju terve päev. Ja siis arstid ka, et see valu läheb ära, ma mingi, kust ta peaks ära minema, kui ta ripub seal edasi kogu aeg, vaata. Aga see ongi nii naljakas, et siis tõesti mul hakkaski tekkima 4. päeval, täpselt nagu kõik arstid rääkisid piim. Siis see valu tõesti läks ära mingi 5-6 päev, et nüüd praegu, kuna ma pumpan ka 8 korda päevas ja annan rinda 8 korda päevas, ma olen reaalselt nagu mingi lüpsivabrik siin. Aga ma nagu nii armastan seda tunnet, kuidagi seda bondimistunnet talle rinda anda. Ja see oligi minu jaoks nii oluline just selle bondimise pärast, et ma alati, nagu ma ei ole mingi lisatoidu vastane absoluutselt ja kui mu lapsel on seda vaja, siis jumala eest ja kui juhtubki nii, et ainult lisatoit, et piima ei tule, that's fine, aga lihtsalt ma alati südames lootsin, et ma ikkagi saan imetada ka, et lihtsalt seda sidet oma lapsega tekitada ja see teadmine, et sa oled talle kõige kallim inimene maailmas ja ta on sulle. Ja siis see on siukene nagu bonding time, nii armas ja ilus, et ma lootsin nagu, et me saame seda teha. Kõik sammud, kus sul ei tule alguses ja siis sul on valus ja kõik need nagu tegelikult hulmorjendavad. Aga siis ikkagi, jah, lõpuks on ju tuli ja vaadati Demi see imetamisvõte ka üle, et kuidas ta nagu haakub sinna rinnale oma suuga ja see oli ilus. Justkui ideaalselt on ju peaks saama imetada. Ja haiglas ta minust oligi tihtipeale rinnal mingi 10 minutit siin, 15 minutit siin, et ikkagi nagu pikemad ampsud, mitte lihtsalt mingi paar minutit. Ja kui me koju tulime, ilmselt ongi see keskkonnavahetus, siis see mingi üliekstreemne toitmisgraafik, kus me teda äratasime ja see oli hästi nagu siuke stressirohke meile kõigile. Siis ma tundsingi, et kuna me anname talle ka seda pumbatud piima juurde, et siis ta nagu ei viitsi väga rinnale haakuda ja too päev, kui ma hästi nagu see oli see esimene breakdown, mis mul oli veits nagu hüsteerias lausa, et ma ikkagi hakkasin mingi lõunal nutma ja vahelduveduga ikkagi nutsin nagu terve päev, sest et see oli ka minu jaoks kuidagi kurb, et esiteks ta ei maganud tollel hetkel, on ju. Ma muretsesin ta pärast, aga ma nägin ka, et ta ei taha üldse nagu rinnale haakuda. Ta on nagu confused, ta ongi ainult nädalane, on ju, et selles mõttes ta ei oskagi. Aga ma tundsingi, et nagu äkki ta ei taha enam rinda ja mis iganes. Ja siuke nagu igapäevane emotional roller coaster, sest sa tahad täiega, et kõik läheks ideaalselt.
väga irooniline, et ma räägin siin, kui väga mulle meeldib imetada ja siis laps hakkab kõrval taas karjuma. Ma nagu naudingi seda, et ma saan teda lohutada sellega ja ta kohe rahuneb ja igal juhul. Et siis nüüd on seda pumbatud piima ikkagi saanud juurde ja mis mina kartsin, et ta siis ei taha minu rinda. Mulle tundub, et nüüd, kuna ta võtab ikkagi kaalus korralikult juurde, aga mulle tundubki, et ta nagu kogub jõudu ikkagi selle pumbatud piimaga ja nüüd ta ikkagi tahab ka rohkem toidukordade vahel. Küsib nagu lähedust, lootust, mis iganes toitu. Ma iga päevaga nagu kõik ma kartsin, et ma ei saa talle rinda anda, siis nüüd see on ka mind lohutanud, et ta ikkagi võtab ja iga päevaga kuidagi need rutiinid loksuvad rohkem paika. Ma loodan, et homseks ta on oma sünnikaalus tagasi, mis oleks siis mingi 10-11 päev, et midagi sükest. Ma ei tea üldse, mis imetamisnõustaja räägib, sest homme me lähme uuesti imetamisnõustaja juurde. Aga jah, selle kaalu teemaga veel. Kui meid haiglast koju lasti, viimane päev siis enne, kui sa saad koju, sa pead minema lastearsti juurest läbi. Kõik kontrollitakse üle, et oleks turvaline ja nii-öelda võiksin koju saata. Ja siis lastearst ütles ka, et selle kaaluteema pärast, kuna praegu on väga palju viiruseid, näiteks just sõbranna lapsel oli see mingi rotaviirus ja asjad, mida lapsed võib-olla elavad nagu ka raskelt läbi tihtipeale. Et siis tema ei soovita, kuna temil võib immuunsus olla ka natuke madalam, on ju kaalu pärast üldse külalisi vastu võtta vähemalt 1 kuu. Mis tundus alguses nii crazy, et nagu terve 1 kuu, et see on ju tegelikult päris pikk aeg, et tavaliselt ikka vähemalt vanavanemad või midagi tuleb ikka tavaliselt mingi 1.-2. nädal. Aga siis meil pole keegi külas ka käinud. Hästi paljud inimesed on saatnud aga siis jah, kui algselt ja tegelikult mul ongi kurb, ma nagu eriti nendel päevadel, kui mul on raske, ma tahan oma emmet, ma tahan, et mu emme saaks mulle külla tulla ja nagu kohati oleks tore, aga teisest küljest ma mõtlen ka, et kuidas ma isegi jõuaks ühtegi külalist vastu võtta siukse go graafikuga, et võib-olla see on nagu for the best praegu, et senikaua, kui me seda kaalu ikkagi kasvatame, kuna meil on nii palju tegemist, alles vaikselt nagu hakkame harjuma, et siis on hea võib-olla, et ei ole kohe külalisi. Ja ma mõtlesin siis, et kuna Demi saab 1-kuuseks 23. aprill, et siis aprilli lõpp või mai kutsun siis sõbrannad ka tutvuma meie ilmakodanikuga. Ilmselt vastsündinutega inimesed, kes on kodudest teavad, et sa jõuadki teha päevas ära mingi ühe asja võib-olla, kui ma enne jõudsin mingi 1000 asja, siis nüüd on mul mingi üks pisikesid to-do-listis ja ma kuidagi ei jõuagi terve päev selleni. Aga kuna Demi praegu magab, siis ma mõtlesingi, et kuna mul on energiat ka, magasin eile hästi, kasutaks võimalust, sorteeriks oma riidekappid ära, siis ma ei tea veel päris täpselt, et mis riided mul ikkagi nagu on suured, äkki mõned need oversized pintsakud ma ikkagi tahaks alles jätta, on ju, mis ma raseduse ajal kandsin, et mingid asjad ma nagu jätan siukseks 50-50-ks, aga olidki mingid rasedad trennipüksid, siuksed asjad. Ma tahaks ikkagi välja sorteerida, sest mul kapid lihtsalt on nii sassis, üldse mitte esteetiliselt, voolavad täiesti üle, ma pole neid nii ammu sorteerinud. Kui Demi nüüd rõõsti magab, siis ma sööngi oma viimased paar ampsu ära ja hakkan sorteerima veel kattega. Issa, mul on lihtsalt nii õnnelik täna. Pean jagama, mul on hea meel, et ma täna otsustasin bloogida esiteks see öö, kui me jalutasime sassi, kes me rääkisime ka, et lihtsalt see öö oli imeline võrreldes üle-eelmisega. Kui me oleme mõlemad magamata, siis meil endal on mingid pisikesed pinged, nagu mitte midagi crazy't, aga lihtsalt tunneme nagu, et see suhtlus ei ole ka nii harmooniline. Ja siis arutasimegi täna, et lihtsalt nagu nii mõnus on jälle suhelda ja olla nagu puhanud, et see on kohe lihtsalt nii öö ja päev. Siis mul on energiat, et teiega rääkida, mul on energiat, ma tahan oma kappe sorteerida. Mu tibukene magab seal toas, ta tahab mu rinda, ta kaal tõuseb, et mingi veits need masekapäevad, mis mul siin olid vahepeal. Kuidagi täna on kergem olla, ma ei tea jälle, mis homme on, iga päev on nii erinev. Aga ma lihtsalt võtan jälle selle, et täna on hea päev, ma olen tänulik ja loodetavasti öö tuleb ka jälle sama mõnus ja positiivne kui eile. Mu kolmas outfiti change siin videos on mõjusärk ja ma võtsin ühe lohila endale õhtuseks treatiks. Tegin mingit imetamisteed. Demi tudub siin, tema issi puhkab üleval ja nüüd õhtul meil ongi siis lühemad ajaaknad 2,5 tundi 3 asemel ehk siis veelgi suurem tamp, aga siis see annab meile selle, et me teeme öösel kell 12 ühe toitmise
ja siis kell 4 ja siis kell 8 ehk siis 4-tunnised vahed. Ja nende pikemate vahedega me anname talle siis suurema portsu toitu ja siiani see on praegu toiminud paar ööd ja ta kaal ikkagi tõuseb ja ta ise tundub rahulik ja seedimine kõik tundub okei, nii et vaatame homme, mis imetamisnõustaja sellest arvab. Aga siis me siin tiksumegi, 9:30 on veel nüüd toitmine, kell on praegu mingi 8 ja siis me üritame ise ka minna magama, et siis kell 4 veel tõuseme, aga siis sisuliselt, kui see kell 4 nagu kiiresti läheb, siis ta on mingi pool tundi, võib-olla 40 minta, siis peale seda saab veel edasi magada ja see on täiesti mega praegu olnud. Ma ei suuda isegi uskuda, et ma enne isekirjasatuse lõpus magasin mingi 10-11 tundi järjest. Not anymore, nüüd meil on uus boss majas, aga meil on maja lilli täis, lihtsalt hästi palju on saadetud ja just tuli ka Sassi töölt sükene armas pakk. Ja see olid nii nunnud kimbud, et üks on suurem kimp ja siis paelaga selle küljes on väiksem kimp Demile, mis on nii armas. Mul lähed sõbrannad saatsid ka sarnase ideega, et 2 kimpu olid koos. Näete seal mu ginormous kambuka taga on need kimbud, kui nunnu. Siis on veel seallilled, siis meil on veel seallilled, et meid ikka hoitakse, nii et väga tore. Ja nüüd siis ausalt doomscrolling natuke lohilo hetk ise endale. Õhtune ja süke vaikuse tund on meil praegu. Vahetuseks rinnapump valmis, Sass pesi meil kõik need osad ära. Iga kord siis pesed, võtad lahti, paned uuesti kokku, kuivatad. See on nagu suht mess, aga iseenesest see Philipsi rinnapump on lihtsalt mega full automaatne. Lihtsalt paned rinnahoidja sisse, see pump ise läheb kaela ja reaalselt mingi 20 minutit ja suht palju piima tuleb, nii et ööseks see valmis. Siis on meil siin mähkimistationi juures 3 süstalt. Need on siis lisasöök, samuti valmis. Me oleme kuidagi õppinud, et kõik asjad valmis, siis läheb öösel vähem aega. Ja kohe ma teengi siis 9:30 söötmise ära ja siis üritan magama minna, et lihtsalt natukene võita mingi tunnetunde. Ja siis jah, kell 12 ja kell 4 on meil veel see kõik ootel. Igal juhul pidingi siin 9:30 toitmise ära tegema, sest muidu me ei oleks saanud siin lobiseda rohkem. Aga ma teen kiirelt oma skincare'i ära, see on hambad ja lippangi voodisse. Veits on küll see tunne, et nagu midagi ei saanud täna tehtud. Aga see ongi, ma arvan, iga päev siuke. Ja teisest küljest ma nägin mingit armast videot, kus siis nagu ema tunneb, et ta ei saanud midagi tehtud päeval. Aga tegelikult laps tunneb, et meil oli nii hea päev, et me sõime, me magasime. Mul oli turvaline, mind kaitsutati. Ehk siis kui ma tunnen, et ma ei saa siin lähikuudel väga midagi tehtud, mis ma ausalt öeldes tegelikult ju ootasingi, et saaks tööasjadest ja kõigest pausi, mingi mega produktiivne koju olamisest. Et siis ma üritan endale meelde tuletada, et beebil on vähemalt hea ja tema jaoks oli hea päev, tema jaoks oli produktiivne päev ja see ongi see, mis loeb praegu. Jällegi ei saa kõigele keskenduda korraga elus. Kasutan ikka oma Nooni tooteid, see Vital C-vitamiiniga niisutav seerum on mul hommikul ja õhtul. Need olid küll need rasedusaegsed, aga otsustasime sellega jätkata. Ja see on muidu see fillerkriim, mis oli mul sellises suuremas topsikus, aga kuna ma ilmselt mingi suvel äkki tahaks vahetada, siis ma seekord ei tahtnud nii suurt tellida. Ehk siis ma tellisin selle väiksema versiooni Klar Skincare salongist. Ehk siis seerum ja kreem ja hambad. Ja see on kõik, milleks mul on energiat. Iga päev mõtlen, et tahaks seda 3-tunnist Martina Raamaski teha, seda biodance'i oma. Ja siis mõtlen, et kellel on 3 tundi. Kuigi ma arvan, see on siuke kättevõtmise asi ja Demi on praegu nii väike, et ta ei saa nagu nii midagi aru. Nii et teda ei ehmata ka ilmselt. Võib-olla ma võtan selle siis mõni päev endale selleks 1 asjaks, mida ma teen. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck. Send a little love
magab veel. Hommikul tegime esimesed toitmised ära ja nüüd siis kell 10:30 meil on täna imetamisnõustaja. Kuna see on juba tunni aja pärast, siis ma mõtlesingi, et ma teen kiiresti wrapid, et ma ei hakka mingeid omletti või midagi tegema. Praegu mulle hullult meeldib sealt neon.ee lehed see mingisugune Zero Cali mahlad ja see on mango oma, aga ta maitseb küll mangoliselt, aga samas ka nagu apelsinimahla vibe annab hommikuti. Ülimaitsev ja minu arust 0 kalorit või hästi vähe kalorit, aga eile õhtul tundus korra, et hakkab olema see terror jälle, kus Demi üldse ei maga, sest et me kussutasime teda, ma andsin talle rinda, siis me andsime talle selle mingi hullu lisa piimakoguse, mis tavaliselt kohe väsitab ja õnnutab teda. Silmad täiesti põmm lahti, white noise, kussutamine, mitte midagi aidanud, lihtsalt nagu nutis. Ja ongi mingi trend, et üks öö on ülihea ja siis teine on tavaliselt kohutav, siis ma mõtlesin, et okei. Tavaliselt on see, et kui ta juba nagu nutab, siis nagu on lappes. Kui on hea öö, siis ta on nagu kogu aeg rahulik. Aga mingi ime läbi, ma lihtsalt hakkasin neid white noise erinevaid mingeid helisid katsetama ja üks oli see mingi mootori hääl, et tavaliselt me laseme mingit linnulaulu või mingit kaminu prõksumist. See hüljes teeb ka mingit ookeani häält, aga siis nagu full mingi mootori, mingi ja siis kuidagi kottpimedus tundus, et ta vajus ära ja siis ta magas jälle 7 tundi. Muidugi vahepealse söötmisega, aga ikkagi full nokkis, nii et me saime jälle ülihästi magada, mis on väga positiivne. Nii et eks näis ja meie see kaal, mis võib-olla ei ole kõige täpsem, see beebikaal. Me alguses mingi haiglas olime mingi, et okei, me peame teda hakkama kaaluma, et ostame ja siis vaatasime, et Euronixis olid mingid kaalud mingi 80 €. Siis mingi, on-off'is on 30 €. Siis me vanemad ka muidugi mingi võtame selle on-off'i oma. Ja siis pärast avastasime, et see on 10 grammise vahega, aga haiglas kaaludel on 1 grammised vahed. Ja need grammid on suht olulised alguses, et siis Euronixi oma oligi kallim, sest ta oli 5 grammise vahega. Aga me oleme oma selle odavama kaaluga siis vähemalt trende saanud jälgida, et ta vähemalt võtaks juurde. Ta peab võtma minimaalselt 20 või 30 grammi päevas juurde. Ja kui meie kaal ei valeta, mis me üldse ei imesta, kui ta valetaks, sest et eelmine kord, kui me imetamisnõustaja juures käisime, siis ka oli mingi jumal lappes meie kaaluga võrreldes. Aga võrreldes eilsega vähemalt näitas 50 grammi juures. Ehk siis ma ei tea, aga ta oli ka eile siuke, et ta tahtis hästi palju nende unede ajal tissi, et üldse nagu tundub, et ta see isu kuidagi kasvab ja see on nii lahe näha, et siis tal on vähemalt energiat, ma näen, et ta tahab, nagu ma eile rääkisin, et las ta siis sööb ja vähemalt tundub nagu päris inimese moodi, enne ta oli siuke pisike kortsuskõrend, et nüüd hakkab juba mingi elujõud nagu sisse tulema, mis on positiivne. Aga 2 normaalset tööd järjest, mul on siuke tunne nagu ma võiks lennata, ma võiks mingi äri püsti panna. Sass oli veits tõbine ka siin vahepeal, pinge oli nii kõrge, ma arvan, väike post dikteeris. Sass murdus pinge all, sest et ülemus oli liiga toksiline. Nüüd ülemus magab, siis me võime siin vaikselt paar ampsu teha. Aga ei, selles mõttes täna on nagu jälle see päikseline ilm aitab täiega. Nüüd ma mõtlen täiega tagasi oma sõbrannadele. Mul üks sõbranna sünnitas novembri alguses ja teine siis Tuuli on ju sugulane sõbranna sünnitas jaanuaris. Ja lihtsalt olla nagu selles newborn, mis iganes see esimene nädal on nagu väga harjumatu, siuke kultuurishokk täielik ja sa oled stressis. Ma ütlen esimesed ööd, ma olin lihtsalt täiesti nagu veits siuke masekas, et nagu kas ma ei saagi kunagi enam magada, mul oli siuke tunne, sest ma lihtsalt ei julgenud nagu isegi silma kinni panna, kartsin, vaatasin, kas ta hingab ja mis iganes. Et see nagu on leebemaks läinud ja ma mõtlen, et mu sõbrannad siis tegid seda kõike mingi sompuses pimedas novembris ja jaanuaris ja siis sul on see raske päev, paha tuju ja sa ärkad üles. Lihtsalt mega respekt kõigile, kes pimedamal ajal sünnitavad, sest ma tunnen küll, et praegu on ka mega raske harjuda ja nii-öelda leida endale need õiged rutiinid, aga teisest küljest see päike, ma tunnen, et nagu hullult aitab kaasa. Iga hommik, mis tuleb ja päike on väljas, me oleme mingi mõnus energia jälle. Aga me siin sööme käbe oma hommikusöögid ära. Mul on veel neid hästi juicysid tatleid. Ma ostan neid Prismast. Need on puuviljaliti juures. Ja sükene kandiline nagu pruunkarp. Juicy dates või mingi süke nimi. Need on nii head, et ma sõingi neid raseduse lõppu. Need on ju mingi 6 tükki päevas, aga nüüd ma söön neid lihtsalt nagu maiustuseks. Need on nagu nii kreemised. Mina ei saa tatleid. Ma ei tea, sa eile jätsid järgi. Ma ei tahtnud eile. Aga tahad või? Ma meelega ei pannud sulle, sest mulle tundus, et sa ei tahtnud eile. Sa said maasikaid, ma ei saanud. No 2 tükki. Ma ütlesin tatleid. Nii et jah, varsti siis vaatame, mis imetamisnõustaja räägib. Ma ei panegi talle praegu tavariideid, sest ma ei taha, et ta ärkaks. Ma panen ta turvatooli. Tal ongi tegelikult toiduaeg 11, 10:30 läbi imetamisnõustamisse. Ja seal ta peab olema kõht tühi, ehk siis kui ma praegu ta äratan ja ta nutma hakkab, siis ma peaks talle rinda andma. Nii et jah, läheb pidžamades, millest ta magas. Real life. Ja veel, mis on real life, on see tuba ja see, milline see välja näeb. Vaadake seda lihtsalt. See ei ole üldse meielik, me oleme mingi megapuhtuse friigid Sassiga üldjuhul. Lihtsalt pumm. Seal on mingi riidehunnik,
meid on lükatud siia, voodit vahepeal teeme ära, vahepeal ei tee. Hunnikus asjad, minu mingi hommikumantel. Tavaliselt on siin veel mingi imetamise rinnahoidja, vaip sassis, sussid, beebipesa, 2 white noise masinat, see mingi banaan, vaadake mu öökappi lihtsalt. See on Demi voodi, kus ta siis vahelduvõiduga magab ja vahelduvõiduga on see minu mingi snäki alus. Minu mingid Silverets nibu asjad, mis leevendavad valu nibude peal. Prillid, mingid tatilapid. Mida sa meiega teinud oled, Demi? Me olime seekord ITK mingis Nõmme, mis asi see oli? Järve mingis kliinik, mis oli ülivaikne, ülimõnus, kuskil Männi metsas, siin kuskil Tondi Selveri juures. Ja meie sama imetamisnõustaja oli, esmaspäeval lähme uuesti tema juurde, hästi tore naine. Demi on sünnikaalust tagasi, nii et kõik see öötunnid, 8 vahetust päevas on ära tasunud ja praegu siis andsin ka rinda seal kabinetis ja ta sai mõlemast rinnast kokku 39 milli vist ta ütles. Igal juhul sai päris hea koguse praegu rinnast ka, et siis me võime nüüd vähendada poole vähemaks oma süstlaid. 3 süstla asemel anname 1,5 süstlat, mis juba tegelikult ajaliselt, ma arvan, võib vabalt mingi 10 minutit kokku hoida öösel ka ja kohe lähme koju välja. Alustasin oma klippi autos, aga Demi hakkas nutma, nii et mulle tundub, et talle ei meeldi, kui ma vlogin, sest et kui ta on üleval, siis ma toidan teda või pumpan või tegelen mis iganes ja kui ta magab, kui ma saaks teiega rääkida, siis ta ei taha, et ma räägiks. Aga ma praegu jätsin ta üles magama ja ma tahtsingi öelda lihtsalt lõpetuseks, et hästi tore nõustaja, väga sükene toetav, ikkagi asjad liiguvad õiges suunas, sünnikaal on tagasi, mis on mega rahustav ja nüüd me siis jätkamegi samamoodi nende pumpamisega, aga ma ei pumpa enam mingi 10-20 minutit, ma pumpangi 5 minutit, ma üldjuhul saan suht palju piima pumpamisest, ehk siis me vähendame seda pumpamisaega ja seda kogust, mis me anname pumbatud piima, ehk siis üritame Demi nagu mudida rohkem lihtsalt rinna peale, et tal jääbki kõht võib-olla tühjaks nendest süstaldest ja siis ta tahabki rohkem rinna peale olla, sest tegelikult rindadest piima tuleb, et siis veelgi enam, kui tal nüüd on seda kaalu ja jõudu, et ta õpiks rohkem ikkagi rinnal olema ja sealt imema, sest et see süstalde pesemine, süstalde ettevalmistamine, piima soojendamine vahepeal, see ikkagi võtab aega unetundide arvelt ja päeval ka tegelikult, et siis need söötmisaknad ei tunduks nii ekstreemsed, et sa ei jõua vahepeal mitte midagi muud teha ja et lihtsalt vähem pingeid, loodame, et nüüd läheb hästi. Täna on neljapäev ja esmaspäev me lähme siis tagasi, Sassi sünnipäeval lähme tagasi imetamisnõustaja juurde ja siis kaalume jälle, vaatame, kuidas see poole vähem pumbatud piima on siis mõjunud Demile ja potentsiaalselt äkki saame siis üldse need süstlad ära jätta, mis oleks mega, lihtsalt nii mega. Tunneli lõpus on igal juhul valgus, mis ei tundunud paistvat isegi mõni päev tagasi. Siis ma rääkisin veel talle, et ma ei ole nüüd seda äppi kasutanud, ta küsis mult, et kummast rinnast sa alustasid viimati, et paneme siis Demi nagu teisele rinnale, kui me mõõtsime seal, et palju mul siis tuleb. Ma haiglas kasutasin seda äppi, et kummast rinnast ja kui kaua ta on seal ja mis iganes, aga siis mingi hetk tundsingi, et nagu mul pole telefoni alati ligidal ja mul see ei ole nagu nii mugav ja siis vahepeal ma unustasin selle taimeri tööle ja ma päris täpselt ei mäletanud ja siis unustasin käima panna ja lõpuks oligi see, et trend, et võib-olla varem ta oleks olnud tissi otsas 15 minutit, aga siis oli 1 minut ja siis see hakkas mind stressama, ehk siis ma ütlesingi, et tead, ma ei tahagi enam mingeid äppe kasutada. Ma lihtsalt tean neid kellaaegasid, ma olen endale äratuskellad pandud, kui ma pean ta söötma ja that's that, et ma lihtsalt ei taha ja siis ta ütles ka, et aga siis kasuta patsikummi, mida ma nüüd tegin, et iga kord võiks alustada imetamist ikkagi erinevast rinnast, et ükski rind siis ei hakkaks nagu üle tootma ja teine ala tootma, ehk siis praegu ma toitsin teda just, kui me koju jõudsime ja ma alustasin vasakust, ehk siis panin patsikummi ja siis järgmine kord, kui ma lähen toitma, tõstan ümber, alustan paremast, et see oli ka siuke hea nipp, kuidas ma ei pea nagu telefonis olema ja mingi stressama, et kas ma panin taimeri tööle, kui ma tahan lihtsalt oma tütrega olla ja teda imetada ja nautida seda kogemust. Ehk siis väga siuke positiivne. Ja nüüd meil ongi siis tegelikult 1,5 tunni pärast
uus söötmisaeg. Paningi need süstad valmis, mida siis oli nüüd palju väiksem kogus ja andsingi Temile veel vahepeal süüa, sest et ta küsis, nii et lihtsalt iga kord, kui ta küsib, ma annan nüüd ka toitmiste vahepeal, nagunii oleks andnud, aga varem ta oli nii väike ja väsinud, ta ei küsinud. Ehk siis jah, väga tore, positiivne. Ma söön nüüd lõunasöögi ära, see on siis eilne see lasanja, mis me siis õhtul sõime, et nüüd on ports veel lõunasöögiks. Need wrapid, mis ma optigrilli vahel tegin hommikusöögiks, neid jäi järgi veel 1 portsuks. Ma üritan jah teha nagu alati mingi kiireid asju ja paar portsu, et siis kapis on varusid, aga mõtlesime, et praegu ma söön küll lasanjat, aga kuna nüüd Temi on sünnikaalus tagasi ja Sassil juba eile oli mega sushi-isu, et siis me õhtuks tellime sushit. Tähistame seda, et meie graafik ja töö ja stress ja pinged kuidagi ikkagi on kulmineerunud sinna, et asjad toimivad ja lähevad kergemaks. Ja siis loodetavasti, kui Temi veel magab rahulikult, siis ma teen osadest asjadest veel pildid ja panen Vintedisse müüki ka, mis ma eile siis ära sorteerisin. Täna ma juba avasin oma kapi, et võtta riideid sealt hommikul ja ma olin lihtsalt mingi oh my god, kui mõnus, et mul on ruumi kapis jälle ja ma isegi nagu väga palju asju ei sorteerinud sealt välja, ma lihtsalt paningi korda ja tõstsin mingid talveasjad eest ära ja pisike asi, aga sain kaelast ja palju kergem on kohe endal olla, nii et jah, see on ka super, nii et paar asju üritan ära teha ja siis läheb jälle toitmine edasi. Korraks hingamispaus. Temiga on juba tunda, ta ei tahtnud üldse magama minna. Ta mingi täiega kaua jäi magama oma praegusesse lõunaunne, ehk siis see ongi see, et me ilmselt vähendasime sööki. Ma ei andnud peale imetamisnõustajat talle üldse seda lisatoitu ja lisatoit ikkagi on ju suht suur bänger kogus. Et lihtsalt imetamisnõustaja ütles, et proovi 1 korra nii, et sa ei anna ja siis järgmine kord jälle annan. Ehk siis veits pingeline, mida oligi oodata, aga it's fine, tuleme toime. Ja Sass ka oli tegelikult enne kodus, aitas mind, aga nüüd ta läks siis Raplasse. Me jagas tellisin selle mingisuguse Membantu mingi kiigu, kus laps saab siis potentsiaalselt olla, kui talle sobib see lihtsalt järelturul, see oli nagu palju mõistlikuma hinnaga ja peaks olema uueväärne, nii et loodetavasti on kõik korralik. Aga Sass läks siis kodust ära ja mitte ainult me ei launchinud mingit uut äppi, on ju, uus.sinutrenn.ee, shameless plug selle Temi tähtaja ümber, vaid ka kogu mu suguvõsa otsustas sündida sama perioodil. Tõenäoliselt Temil siis on nüüd 23. märts sünna, Sassi sünna on 6. aprill, mu ema sünna on 3. aprill, mu parim sõbranna sünna on 11. aprill, Henril tuleb sünna 12. mai, ehk siis ma siin pakkisingi juba ema sünnaringi ära. Ma kahjuks ei saa minna Paide, sest jälle need pisikud ja asjad, et ma ei taha midagi koju tuua, aga vennaline tuleb homme sellele järgi, saab emale viia mu kingi ja kimbu siis saatsin ka emale kulderi kahanduseks. Ja siis Sassil on esmaspäev sünna, ma pakkisin kõik tema kingitsin ära, ma tulingi siia alla sauna lihtsalt, sest Temil on nagu nii habras uni praegu ja need teibi tõmbamised ja asjad olen mingi täiega mingi kuulab kogu aeg, et oh my god, kaua mul aega on. Sassi kingid sain pakitud, nüüd viimane king on siis Henri king. Ma tahakski selle kiiresti enne ära pakkida, et siis kui Sass tuleb tagasi, siis me ei tea midagi. Siin pole midagi toimunud, Temi on maganud terve aeg ilusti. Igal juhul on üleni higine, nii et pakime Henri kõrvaklapid ära. Ta on mingi music producer ja ta ei vaata üldse videoid, nii et see pole probleem. Ja ta võttis mingeid fancysimaid kõrvaklappe, siis seekord saab 17, nii et siis ma pakin need ära ja need on viimased asjad. Higine. Aga Sass tuleb kiiguga, sushiga ja siis on aega hingata. Baby.
õhtuti mingi hull ärevus tekkinud nüüd jälle. Kunagi oli täiega mingi ärevus, kui ma tööl käisin ka rohkem ja kui mul oli hästi palju asju kogu aeg. Siis nüüd kuidagi viimased, ma ütleks mingi aasta äkki 1,5 ei ole väga olnud ja rasedus oli nagu eriti mõnus, ärevusvaba kuidagi. Ma ei tea, mulle meeldis. Aga nüüd lapse sündeks ongi jälle. See toob nagu mingid teadmatusi su ellu ja siis lihtsalt paratamatult, kui sul on olnud ärevus või mingid vaimsed tervise asjad, siis see võib need õhku tuua, on ju. Ma üritan nagu hästi ratsionaalselt ja positiivselt mõelda, aga mõni õhtu ja täna eriti. Mul kuidagi lööb mingi hull ärevus välja. Ja täna ongi jälle sellepärast, et midagi muutus meil graafikus ja siis kui märkan mingeid asju, vast sündin tegelikult kõik asjad muutuvadki väga ruttu, et sul iga nädal on laps natuke teistmoodi, ta on iga nädal rohkem üleval, et mingid rutiinid nagu ei ole väga püsivad pikalt ja ma olen hästi rutiini inimene, ehk siis mul on sellega raske toime tulla ja siis ma alati kardan nagu, ma ei tea, õhtud ja ööd on kuidagi minu jaoks hästi nagu ärevuslik. Üldjuhul, kui ma juba magama jään ja ma olen suht väsinud, nii et ma jään, siis kui ma öösel mingi toitmiseks ärkan, siis ei ole väga hull. Aga jah, need nagu raskemad ööd on olnud terve öö ja siis on täiega kuidagi siuke vastik. Ja ma märkan ka praegu, et kui ma muidu pean Demi äratama, siis nüüd ärkab ikkagi juba mingi pool tundi enne oma söögiaega, et siis ma annan talle lihtsalt rinda täna. Nii on siuke katkendlikum, aga arvata ongi, sest tema jaoks on ka uued harjumatud asjad. Aga jah, siis ma tunnen täna kuidagi eile nagu ei olnudki nii hull. Täna on selle imetamisnõustaja pärast nagu jälle siuke vastik tunne sees. Ja teine asi, mis teeb mind veits nagu kurvaks või kuidagi, eks see on ka jälle nagu vajab harjumist ja siuke mööduv, aga see, et kodu on kuidagi hästi võõras. Et kui sa mõtled selle tunde peale, mis sul kodus on, sul on üldjuhul jälle mingid oma rutiinid, ma ei tea, mis kell sa lähed voodisse, loed raamatut, ma ei tea, öösel isegi lähed vetsu, ma mõtlen oma mingi kontoritoa peale, magamistoa peale, et see tunne nüüd igas toas on hoopis teistsugune, sest nüüd meil on lisaelanik siin kodus ja kõik meie mõtted nagu pöörlevad tema ümber, ehk siis magamistoas kõik rutiinid on muutunud, kontoritoas rutiinid on muutunud, vannitood on mingeid asju täis, rutiinid on muutunud. Ehk siis mingi paar päeva tagasi hakkasin märkama, et issand, mul on nii võõras siin kodus olla, nagu sa oleks just kolinud kuhugi ja sa igatsed oma päris kodu. Täpselt see tunne on praegu siin kodus olles ja siuke võõras. Nagu jällegi tekitab mingit ärevust. Aga inimene harjub kõigega, nii et ka see kindlasti möödub ja tekib jälle see mõnus kodutunne. Lihtsalt ongi, mõni õhtu on nagu kergem, teine on raskem ja ma tõesti nagu loodan, et need ärevad mõtted ei süvene mingiks hulludeks ärevushoogudeks. Lihtsalt siis ma tean ennast, ma kindlasti muretsen täiega lapse pärast ka ja nii, et see võib juhtuda, aga jah, hulsi. Õnneks mingit nagu väga hullu masendustunnet ei ole praegu veel. Igal juhul sünnitusjärgselt nagunii on natukene sükene, võib-olla kurvem tuju ja nii. Ja ma tunnen siis seda ja selle kodu mõttes ja ärevuse mõttes täiega. Aga ma pesen hambad ära. Meil ongi siin nüüd eelviimane toitmine kohe tulemas. Ja siis elame selles tihedas toidugraafikus edasi ja ma loodan, et see polnud väga igav video, mingi terve video räägin mingi rindadest ja toitmisest. Siis ma mõtlen miks kõik mu jälgijad on naised minu vanused, sest et reaalselt mitte ükski keegi teine inimene vist ei viitsiks vaadata siukest sisu. Aga ma loodan, et teil oli põnev. Ma lihtsalt ise mõtlen, et mul on kunagi raudselt põnev jälle tagasi vaadata, et mis nagu elu ma elasin teatud eluetappides. Viimane vahetus ja saab paariks tunniks magama minna ja põnev päev jälle õhtus.